Järjekordne kuu auto on meil vaja välja selgitada ja ega siin suur saladus pole, et me oleme Škoda salongis ja ikkagi väga kaua oodatud, väga hästi promotud auto Škoda Kodiaq on kohale jõudnud ja kõigile vaatamiseks, proovimiseks saadaval. No mis me esmamulje on? Sina, Sõnu, oled sellega juba sõitnud ka? Ma nägin eelmisel aastal Pariisi näitusel ja see oli tolle näituse üks kõige popimaid eksponaate. Seal oli kohal siis terve hunnik ajakirjanik ja terve hulk konkurente, kes kõik siis olid selle auto ümber ja oli tükk tegu, et sellest korralik pildivalik kätte saada. Et ta oli kindlasti eelmise aasta lõpu üks põnevamaid uudiseid Euroopa automaailmast. Nüüd on ta siis siin. Jällegi täiesti crazy segment, kuhu tulla, eks ole, on ju konkurente on palju, mõtted on palju. Mida me sellest masinast võiksime üldse oodata? Kõik inimesed peavad tänapäeval linnamaasturiga sõitma ja ütleme, et Kodiaq on ka mingi määral nagu selline pakkimiskunsti ime, sellepärast, et see auto on ainult paar sentimeetrit pikem kui Octavia, aga seda on saadaval ka 7-kohalisena ja isegi siis, kui sul 7-kohalisena on kõik istmed kasutuses, on tal ikka nagu pagasiruum rohkem kui 560 liitrit, et see asi tuleb oma silmaga üle vaadata, et nendele praktiliste aspekte on väga raske vastu seista. Eks see on järjekordne hea näide, kuidas Legost erinevaid tooteid kokku panna. Oleme ju tegelikult neid mootoreid, seda vedustust, seda platvormi näinud ju nii Volkswagenitel, Seatitel kui ka Škodadel endal ja siin on nad saanud lihtsalt uue kuju, ära proovitud kindel tehnika ja ruumist oli juba juttu, arvestades, et see segment üleüldse teeb praegu imesid mitte ainult Eesti autoturul, vaid üle Euroopa, siis minu arust on Škoda praegu üks probleem, et jõuaks ainult nii palju autosid toota, kui tarvis oleks. Kuule, me rääkisime eetriväliselt tegelikult sellest mootori valikust, et Vaakgrupp on nagu need head mootoreid hoidnud vist, ma saan aru, Tiguanile, et selle masina peale justkui polegi jõudnud. Tegelikult on rusikareegel nagu lihtne, et kui sa ostad selle auto, siis võtta kas 2-liitrine ottomootor või 2-liitrine diisel, et kui see jääb nagu mingil põhjusel nüüd ainult nagu linnasõidukiks, et siis võib eksperimenteerida ka väiksemate ottomootoritega, aga kui sul on plaanis nagu sõita raskes lastis, vedada käru, siis ütleme pikas perspektiivis mina eelistaks suurema töömahuga jõuallikat, sest tegelikult reaalses kütusekulus need vahed ei ole kohutavalt suured. Sa istusid ka kõige tagumisele reale ja me nägime visuaalselt televaataja ka näeb praegu, et ega see väga mõnus ei olnud. No minu kasvu juures ei ole ka see ette nähtudki, nii et ma olen 1,86 m pikk ja räägime 7-kohalistest mahturitest või mahtuniversaalidest sellisest natuke üle 4,5 meetrises pikkusklassis. Tegelikult on need ju kõik 5+2 kohta, nii et tagumine koht on ikkagi mõeldud lastele või tõesti lühikeseks ajaks mingit väikse otsa tegemiseks. Nad ei ole selleks mõeldud, nii et aga ikkagi pakkimisime, sest tõesti, nagu Koido ütles, mõni sentimeeter Octaviast pikem auto ja siit see kohta on siiski sees olemas. Loomulikult tagaviste on kitsukene, aga hädapärast ajab asjad ära ja selles mõttes pakkimisime, nagu öeldud on.